No minu kogemus on tegelikult selline, et kui ma olin 11-aastane, siis minu esimene töökoht oli müüa jäätist Pirital. Ja see ei lähe mul mitte kunagi meelest, sellepärast, et ma teadsin iga päeva lõpus, et see ei ole see, mida ma terve elu teha tahan. Seesama 11-aastane Pirita rannas jäätiseid müünud tüdruk on täna koos meeskonnaga suutnud praktiliselt aastaga käivitada nii Eestis, Lätis, Leedus, Soomes kui ka Norras Tesla autorenditeenuse, mis moodsal ajastule kohaselt pakub ka pikemaks perioodiks rendiauto kättesaamist mõne minutiga. Vaja on ainult nutitelefoni. Mina isiklikult nägin probleemi turul, siis tekkis meil idee. Siis me leidsime inimesed, kes arvasid, et see idee vääriks rahastamist ja nüüd me oleme väga palju investeerinud sellesse. Miljonid ei ole veel kontol, vähemalt mitte käibe kaudu, kuid meil on väga selge siht selles osas, kuidas me sinna jõuame. Tesla renditeenust pakkuv ettevõtte on jõudnud ka Tallinna ettevõtlusauhindades särava starti ja 3 valitud nominendi hulka. Pikalt reisikonsultandina tegutsenud Eerika jäi 2 aasta eest COVID-pandeemia ajal, mil reisid katkestusid koju mõttega, kuidas edasi. Naisel tuli idee luua ettevõtte, mille sarnast teist Eestis veel ei ole. Tegu on lahendusega neile, kel on palju raha, kuid vähe aega, ehk personaalassistendi ja luksusreiside korraldusteenusega. Kui sa oled nagu ettevõtjana või lihtsalt inimesena väga tegus inimene ja erinevate asjadega seotud, siis ilmselgelt jääb sul puudu ajast. Tegelikult see tõeline luksus ongi see, et sa saad osta endale nii-öelda aega lisaks, ehk siis keegi teine teeb sinu jaoks need asjad ära. Kas on tarvis näiteks leida kallimale hea kingitus või on soov kohe homme lennata unistuste sihtkohta? Idee sellist teenust pakkuda tekkis Eerikal reisikonsultandina maailmas ringi rännates. Küll aga eestlane saab ju ise oma asjadega hakkama. Kas meie turul üldse on nõudlust sellise teenuse järele? Ilmselgelt oli ka minul selle aja jooksul väga tarku inimesi, kes ütlesid, et tegelikult selle mõttega ei tasu väga palju aega kulutada, aga see teenuse vajadus on tegelikult Eestis täiesti olemas ja seda tarbitakse ja aina rohkem tarbitakse. Tänaseks on Eerika uue assistendi näol endale ka järelkasvu välja koolitamas, nii et võta näpust. Pealt näha ilmvõimatu idee võib reaalsuses osutuda vägagi tulemuslikuks. Muuseas, soov rohkem raha teenida ei ole eestlaste puhul enamasti üldsegi peamine põhjus, miks ettevõtjaks hakatakse. Värske Norstati uuring ütleb, et 51% meie kohalikest ettevõtjatest on selle teekonna ette võtnud sellepärast, et olla iseenda ülemus. Aga kui rahakott pigistab, viimnegi palgatööga teenitud sent läheb kulude katteks, siis mida ikka nende heade soovide ja lennukate ideedega siis teha? Uurime seda rikkaks saamise raamatute sarja autorilt ja ettevõtjalt Jaak Roosaarelt, kes mõistagi nende saavutatu just nullist üles ehitanud. No, ma olen kuulsaks saanud sellega, et ülikooli ajal ma panin pool oma sissetulekust kõrvale ja propageerisin seda teistele ka. Ma arvan, et keegi siiamaani pole üldse kõrvale pannud ja nüüd kuulab seda saadet ja talle öelda, et pane nüüd pool kõrvale, et siis ta paneb teleka kinni ja läheb eluga edasi. Et ma arvan, et palju lihtsam ongi seda kõrvale panemist teha läbi nende lisatööde või lisarahade. Aga mis siis, kui kogu nähtud vaev päädib ebaõnnestumisega? Nagu ikka, kes ei riski, see šampust ei joo. Mina tean vähemalt 4 inimest, kes on Amazonis hakanud niimoodi äri tegema, et näiteks üks naine oli 3 lapsega kodus ja lihtsalt sellel hetkel, kui lapsed magasid, hakkas uurima, mis asi see Amazoni äri on, kuidas see toimib. Ja siis hakkas vaikselt seda niimoodi äri üles ehitama ja 5 aastaga siis ehitas selle piisavalt suureks, et müüs mitme miljoni eest maha. Edulugusid on palju ja sageli eelnevad neile ka mitmed ebaõnnestumised. Uute ideede kasvu ja nende teostumist toetab muuhulgas uuel nädalal juba 19. korda toimuv Tallinna ettevõtluspäeva festival. See on ideaalne selleks, et luua omale võrgustik, saada uusi ideid, näha maailmas toimuvaid trende ja siis mõtestada läbi oma ideid ja neid ellu viia. Kuidas enda lennukaid ideid veel paremini teostada ja millega täna muutunud oludes arvestada? Ettevõtluspäevalt tasub häid mõtteid koguda.